Folderit on maailma kõige kasutajasõbralikum dokumendihaldussüsteem ja ma näitan teile nüüd, mida kõike siin teha saab ja kui lihtne see siis tõepoolest on. Siin vasakul pool on peakaustad ja iga peakausta alla on siis võimalik luua enda failide ja kaustade struktuuri nii sügavat kui parasjagu tarvis. See on muidugi administraatori vaade, nii et ma näen praegu kõiki peateemasid ja administraatori tööriistu ja üldse kõike, mida nii-öelda selle konkreetse ettevõtte konto alt leida on. Neid peateemasid saab mõistagi juurde luua, neid saab ka ümber järjestada, ümber nimetada, nii nagu iganes tarvis. Ja kui ma nüüd lähen ühe teema alla, näiteks siin see projektid, siis ma näen kõiki neid kaustu siin all, kõiki neid faile siin all ja need tulbad, need infotulbad, mida siin näete, ka need on kohandatavad, et kui ma siin lähen finantsi alla, näete, et on nimi, füüsiline asukoht, number, säilituse lõpp ja liik, näiteks siis projektide alla minnes on need hoopis märksõnad, maht ja midagi muud. Igas kaustas on siis võimalik klõpsata nupule tulbad ja täpselt valida, missugused infotulbad välja kuvatakse. Need on võimalik juurde luua, need on võimalik ümber järjestada, siit valida, siis kas vaikimisi saada olevate variantide hulgast või võib luua ka enda metaandmeväljad ja nende sisu siis hakata selliselt välja kuvama. Ja tegelikult näiteks see füüsiline asukoht siin ongi minu enda loodud metaandmeväli ja sellel on siis erinevad väärtused erinevates failides. Kuidas seda teha? Lihtsalt kaustas klõpsate nupule meta ja näeb kõiki siis selles kaustas kohalduvaid ise loodud metaandmevälju. Näiteks liik, kliendinumber, need on siis mul kõik loodud. Ma saan siia plussile vajutada, et taaskasutada mõnda välja, mis on varem loodud või vajutan plussile uuesti ja loon täiesti uue välja. Näiteks see võib olla näiteks arvenumber ja tüübi alt saan valida siis asjakohase andmetüübi. Arvenumber, see ilmselt võibki olla string, mis võib sisaldada nii tähtiga numbreid, aga on olemas siis variandid ka kellaaja, kuupäeva, checkboxi, nimekirja jaoks ja nii edasi. Et neid metaandmeid saab siis kasutada nagu juba näidatud seal nimekirja vaates, aga väga kasulik on seda kasutada ka otsingus ja seda me siis vaatame otsinguni jõudes. Nüüd need metaandmeväljad, mis on siin mallina loodud selles kaustas, on võimalik ka kohustuslikuks muuta. Näiteks paneme liigi täitmise kohustuslikuks ja kas see kohaldub alamkaustale ja kas ainult failidele pannakse see metaandmeväli külge või ka välislinkidele ja koguni kaustadele, et ka kaustadel saavad olla metaandmed. Ma klõpsan praegu salvesta ja kui ma nüüd tagasi siia finantskausta lähen, siis me näeme, et kõik need, millel see liik väli on siis täitmata, süsteem annab kõigist neist valjuhäälselt teada. Ja kui ma nüüd siia sellele teatele peale klõpsan, siis ma satun detailvaatesse, kus ma saan muuta faili nime ja lisada märksõnu, allkirjastajaid, kehtivusaja näiteks, paneme talle kehtivusaja, et mõne päeva pärast. Dokumendi number on siis automaatikaga tuleb antud juhul, aga ma saan seda ka manuaalselt muuta, kui tarvis. Ja siin on nüüd need enda loodud metaandmeväljad ja see liik on siin markeeritud, et ma pean selle valima, et valime siit arve, klõpsan salvesta ja kui ma nüüd tagasi siia finantskausta lähen, siis ma näen, et siin on kenasti kõigil nüüd see arve küljes ja need veel tahavad täitmist. Üldse, kuidas saada failid süsteemi, selleks on vähemalt 4 võimalust. Üks on väga ilmselge, saab klõpsata siia nupule ja lihtsalt valida need failid enda arvutist. Teine viis on lohistada enda arvutist, isegi võib 100 faili korraga, sellised lihtsalt lohistada vastavasse kausta, mis lahti on ja need kopeeruvad ilusasti süsteemi. Ja muidugi on nüüd vaja nendel metaandmeväljad täita. Kolmas viis on kasutada sisse ehitatud Office integratsiooni. On võimalik uusi Wordi, Exceli ja PowerPointi faile luua süsteemist lahkumata. Näiteks kui ma klõpsan siia uus Wordi dokument, nii, siis siin see dokument ongi ja saan talle sisu luua. Ka olemasolevate Wordi failide muutmine muidugi on võimalik. Ja nüüd me näeme, et see salvestuskoht siin on folderid, see tähendab, et ta ongi juba salvestatud sellesse kausta, kust me siis seda tööd alustasime. Ma võin talle nime ka panna, näiteks lepinguprojekt. Nii. Ja kui ma nüüd selle sulgen ja uuendan siin kaustas vaadet, siis ma näen, et see lepinguprojekt on kenasti jõudnud siia kausta. Ma võin talle peale klõpsata ja tema detailvaateid näha, et siin on siis näha metaandmeväljad, mõned neist on täidetud automaatselt ja mõned võib täita.
teised versioonid, versioonimine on automaatne, kui kasutate Office'i integratsiooni, et iga kord, kui siis klõpsate siia muude rakenduses Word näiteks ja seda sama dokumenti täiendada, siis luuakse sellest automaatselt uus versioon süsteemis, nii et salvestatud juba, võin selle sulgeda, uuesti uuendan siin vaadet ja näen, et varasemad versioonid on siis siia tekkinud ja praegune versioon kõige uuem on siin kenasti üleval olemas. Süsteemi sees on olemas ka eelvaate funktsioon, nii et võib sellele peale klõpsata ikoonile ja näha siis alla laadimata seda süsteemis olevat faili. Ja siit on võimalik ka mul kopeerida, printida, alla laadida otse, sest mul on täisõigused olemas. Aga mõni inimene võib olla piiratud ainult online vaate võimalusega, mis tähendab, et ta näeb seda nii nagu mina praegu, aga ta ei saa siit midagi kopeerida ega printida ega alla laadida. Tegelikult ka kaustas võib üldse klõpsata siia, et näha siis kausta pisipiltvaadet ja siin siis omakorda saab dokumentidele peale klõpsata, et näha nende eelvaadet süsteemis. Neljas võimalus faile süsteemi saada on siin all, impordi failid üle e-posti. Nimelt igal kaustal saab olla oma unikaalne e-maili aadress, kui ma selle aktiveerin, siis nüüd kes iganes saadab sellele spetsiifilisele aadressile siin e-maili, millel on manus, attachment, siis e-maili manus jõuab süsteemi. Ta jõuab süsteemi ja juurde jääb talle infoks kirja ka, kes selle saatis. Läheme selleks siia sisse tulevasse kausta, millel on küll oma aadress, aga siin lihtsalt on mul näide olemas. Et kui ma siia peal klõpsan, siis ma näen, et selle saatja on siin, e-maili teema oli see ja isegi e-maili sisu on siin salvestunud, kuigi põhiline eesmärk on just nimelt see fail ise süsteemi saada. Nii. Klõpsame nüüd mõnel dokumendil süsteemis, et uuesti seda detailvaadet natuke põhjalikumalt vaadata. Aga selleks ma vahetan kõigepealt oma ettevõtet. Praegu kõik, mida te nägite, on minu ettevõtte OÜ, kõik need andmed ja oleksid ka kasutajad, kui me nendeni jõuame. Aga praegu ma klõpsan siia peale ja vahetan Vandelay Industries vastu. Nii. Ja siin on nüüd hoopis teine ettevõte, teised andmed, võimalik, et teised kasutajad, kuigi võivad olla ka mõned kattuvad, näiteks minagi. Aga siin on mul lihtsalt parem näide teile võtta, et kui ma nüüd klõpsan dokumendile peale, et PDF dokument, siis see detailvaade siin on kenasti sisustatud. Esiteks, vaikimisi metaandmeväljad saab siis täita märkmete välja, võib siia märksõnu lisada, kusjuures jagada saab dokumente teistele ka märksõnade põhiselt, näiteks teha teatud kasutajatele või kasutajagruppidele kättesaadavaks kogu images märksõnaga märgistatud dokumentide ja kaustade ressursid. Allkirjastajad, kuupäev, kehtivusaeg ilusti täidetud, OCR-i keel, mida see tähendab? See on sisu otsingu keel. Ehk süsteem otsib, kui me otsingut hakkame kasutama, mitte ainult dokumendi nimest või ka ainult mitte metaandmetest, vaid ka dokumendi sisust. See siis OCR-itakse ja indekseeritakse, nii et on võimalik ka screenshotte ja skaneeritud ja pildistatud dokumentide sisust otsides nad üles leida. Siin on näha veel oma loodud metaandmevälju, mis on kenasti siin enamuses täidetud. Järgmine asi on seostatud ressursid. Et iga dokument või ka kaust, mis süsteemis on, võib olla seostatud mõne muu ressursiga süsteemis. Näiteks see on ju see dokument, mille all me praegu oleme, PDF dokument, aga kui ma siia alla kerin, siis ma näen, et ta on ühe välislingiga seotud, klõpsame siia eelvaatele peale, see välislink on muuseas Google Vorm ja täiesti kasutatav ja klõpsatav. Teiseks on ta seotud ühe PDF-iga ja kolmandaks veel terve kaustaga. Nendele omakorda peale klõpsates ma satun täpselt sellesse kausta näiteks või selle konkreetse dokumendi alla. Ühesõnaga, kõiki ressursse on omavahel võimalik süsteemis seostada. Varasemad versioonid sellest failist. Praegune versioon, kõige uuem versioon on siis siin üleval
või ütleme aktiivne versioon. Ja teised versioonid on siin versiooni ajaloos. Taastamine tähendabki seda, et need muudetakse aktiivseks versiooniks uuesti siin üleval ja neid saab ka ükshaaval alla laadida või kustutada. Uut versiooni dokumendist on võimalik käsitsi üles laadida, klõpsates siia laadi üles uus versioon või siis, ja nagu näidatud juba, kui kasutate Office integratsiooni, siis on versioonimine automaatne. Siin all on kontrolljälg, logi. Kõik, kes iganes on süsteemis siis avanud kas või ainult eelvaate, seda alla laadinud, lisanud või eemaldanud mingisuguse märksõna või mis tahes metaandmeid modifitseerinud, kõik on siin kirjas. Ja kui siia allapoole kerin, siis näete, kui pikk on selle ühe faili ajalugu tegelikult ja me näeme siit alguses ära, et 2020 aasta augustis on selle kasutaja poolt see fail siia lisatud ja see kõik on siis vahepeal temaga juhtunud. Paremal pool on meeldetuletused. Igal failil saab olla üks või mitu meeldetuletust. Lihtsalt klõpsata lisameeldetuletus, saab valida kuupäeva, kellaaja, kas konkreetse kasutaja või terve kasutajagrupi, kes peaks olema siis selle meenutuse saaja. Ja siia saab kirjutada oma sõnumi, mida siis soovitakse e-mailiga automaatselt meelde tuletada selle dokumendiga seoses kasutajale või kasutajagrupile. Ja me näeme, et 2 tükki on siin juba üles seatud, kui ma siia peale klõpsan, siis ma näen nende täpsemaid detaile. Jagamisest ma räägin eraldi, õiguste haldusest. Säilitus. Dokumendile on võimalik siis säilitusaeg külge panna, muuta see aktiivseks ja siis valida konkreetne aeg, millal dokument kas saadetakse prügikasti või kustutatakse jäädavalt. Aga muidugi on seda võimalik teha ka kausta tasemel automaatikaga. Näiteks lähen siia Digital Kausta, klõpsan nupule säilitus, vajutan aktiivse peale ja nüüd saan valida, kui kaua siin kaustas dokumente hoitakse, enne kui need automaatselt kustutatakse, antud juhul siis prügikasti esmalt või siis kustutatakse jäädavalt või mis iganes kombinatsioon, näiteks 7 aastat ja 10 päeva ja loomulikult on see vabatahtlik, et kus kaustas on oluline see sisse seada, seal võib seda teha, kus ei ole tarvis, ei ole vaja. Lähme tagasi detailvaatesse. Nii, säilitus. Lukusta fail, see on siis inglise keeles checkout funktsioon, et sisuliselt kui nüüd on mitmel inimesel muutja õigus sellele dokumendile, siis see nupp üldse ilmub ja kui ta ilmub, siis võib teda kasutada selleks, et kuni mina dokumenti muudan, ma ei taha, et teised sellega midagi teevad, lisavad versioone, muudavad metaandmeid, midagi sellist. Kui neil on dokumendile ligipääs, siis nad endiselt pääsevad dokumenti vaatama ja alla laadima näiteks, aga mitte siis uusi versioone lisama või ka Office integratsiooniga seda muutma samal ajal, kui teie muudate. Uue versiooni üles laadimisest rääkisin ja nüüd on töövood. Kooskõlastusring, teavitusring, digiallkirjastamine ja rahvusvaheline siis DocuSigni allkirjastamise meetodi integratsioon. Kõiki neid töövoogusid saab algatada nii üksikdokumendi puhul, et ma lihtsalt valin ühe dokumendi süsteemist, klõpsan talle peale ja lihtsalt algatan kooskõlastusringi või algatan teavituse töövoo või algatan digiallkirjastamise. Mille puhul küll luuakse kohe automaatselt asike konteiner, kuhu pistetakse sisse koopia sellest failist, mida me tahtsime allkirjastada. Nii et praegu tekkis selline uus konteiner ja selle sees näete on see fail, mille puhul me siis algatasime selle allkirjastamise. Ma saan siia muidugi veel juurde lisada dokumente sellesse konteinerisse, nii palju kui kulub. Need peavad olema süsteemis kusagil olemas, nii et esmalt tuleb need süsteemi lisada ja siis saab need noppida kuhugi konteinerisse. Nüüd, kui ma tagasi lähen, ma ei pea isegi algatama veel allkirjastamist, et praegu siia see asike konteiner tekkis, ma võin talle uuesti peale klõpsata ja igal ajal siis täita teda edasi, et juurde panna siia konteinerisse faile. Ja siis, kui õige aeg käes, siis võin algatada digiallkirjastamise, lisada ka sõnumi, mida näeb allkirjastamisele kutsutu siis nii e-mailis kui ka dokumendi juures süsteemis, kui ta seda hakkab allkirjastama. Siia on võimalik siis lisada nii palju inimesi töövoogu kui parasjagu tarvis, ka olemasolevaid kasutajagruppe
saab nii paralleelset kui järjestikust allkirjastamist kasutada. Paralleelse puhul siis kutsutakse kõik korraga, ei ole vahet, mis järjekorras nad allkirjastavad ja järjestikuse puhul ükshaaval kõigepealt esimene, siis kui tema on allkirjastanud, siis järgmine ja nii edasi ja nii edasi, nii palju kui kutsutuid on. Nii. Ja siis saab algatada selle töövoo päriselt ja selleks, et muidugi allkirja lisada dokumendile, selleks teine pool ei pea olema Folderiti kasutajaks registreerunud. Ikka kõik välised osapooled ja teie enda kasutajad, kõik saavad ühtemoodi e-maili peale kutse ja nad saavad siis sinna klõpsates otse allkirjastamisvaatesse allkirjastama minna. Me vaatame ka varsti, milline see välja näeb. Aga töövooge on peale digiallkirjastamise siis veel. Muuseas, kui te tahate alustada mitte sellest, et te kohe nopite ühe dokumendi sinna konteinerisse, vaid te loote alguses ainult konteineri, täitsa tühjana, siis klõpsake siia ja loo uus asike konteiner. Siis tekib täiesti uus konteiner, saate sellele nime anda ja sinna siis sobival ajal erinevad kasutajad, kellel te lubate, siis faile sisse panna ja algatada siis see allkirjastamine. Aga ma ütlesin, et olemas on ka automaatne meetod. Nimelt, mis tahes kaustas on võimalik siis luua töövoo automaatika. Nagu näete, et see töövoog nupp on igas kaustas olemas, nii et te lihtsalt võite luua mis tahes kausta selle jaoks, klõpsate nupule töövoog ja valite esiteks selle meetodi. Kas tegemist on kooskõlastusringiga, digiallkirjaringiga, teavitusringiga või siis DocuSigni integratsiooni kasutades allkirjastamisega. Kooskõlastusringi puhul ka on siis võimalik resolutsioon siia jätta, erinevad inimesed lisada siia siis töövoogu juurde, valida kas paralleelne või järjestikune. Saab valida ka kas peale seda, kui siis töövoog edukalt lõpeb, olgu ta siis kooskõlastus, allkirjastamine või teadmiseks võtmine. Võib siis selle nupu sisse lülitada ja valida kausta, kuhu te tahate, et see dokument peale kõiki allkirju või siis kinnituste saamist automaatselt tõstetakse. Näiteks paneme nii, et ta tõstetakse automaatselt kausta Approve Documents, kui kõik läheb edukalt. Te saate valida ka, kas metaandmeid kuvatakse kooskõlastajale või mitte ja kas seostatud ressursse näidatakse töövoos või mitte. Digiallkirjastamise puhul samad variandid kasutusel ja teadmiseks puhul, siin ei ole siis paralleelset või järjestikust, sest teadmiseks üldiselt tuleb kõigile korraga saata. Ja teine asi, mis teadmiseks võtmise töövoogu eristab, on see, et kui nüüd allkirjastamine ja kooskõlastusring, need lõpevad mingi tulemusega, koondtulemusega, siis teadmiseks see ei lõpe nii-öelda kunagi ära, siia saab alati juurde lisada kasutajaid. Kui need on selle teadmiseks võtnud, näiteks tegemist on mingisuguse uue ohutusmanuaaliga, mingi regulatsiooniga, mida kõik peavad nii-öelda tunnistama, siis alati on võimalik siia uus kasutaja juurde lisada ja neile saadetakse see kutse ka, et siin on see individuaalne kõige olulisem. Ja kutse saadetakse meili teel, aga kõik need, kellel on oma kasutajasüsteemis, nendel on keelis, neil on oma töölaud siin üleval. Ma näen, et mul on 6 ülesannet. Kui ma siia peale klõpsan, siis ma satun oma töölauale. See on minu personaalne töölaud, kus ma näen kõiki dokumente, mis ootavad minu digiallkirja, kõiki dokumente, mis vajavad minu kooskõlastust ja kõiki, mille ma siis pean teadmiseks võtma. Vaatame, kuidas see digiallkirjastamise kutse välja näeb, klõpsame ühele peale. Siin ta on, et näha, et on siis konteiner ja siin sees on üks PDF. Seda PDF-i me saame siis kenasti eelvaadata ja kui sobib, siis sobiva meetodiga selle siis allkirjastada või tagasi lükata. Ja me näeme ka teisi, kes selles töövoos siis osalised on. Kõik dokumendid, mis vajavad minu kinnitust, klõpsame siiagi peale. Näeme, milline see töövoog siis välja näeb. Saan jälle seda eelvaadata, seda dokumenti. Näen, mida minult küsitakse. Seotud faile sellel ei ole, muidu näeks ka neid. Ja näen, kes teised veel kooskõlastusringis osalevad, näen, et ma olen esimene, mis tähendab, et see on siis järjestikune töövoog. Saan jätta oma kommentaari, isegi lisada faili oma otsusele ja siis kinnitada või tagasi lükata. Ja kui ma selle tagasi lükkan, siis järjestikuse puhul teisi enam ei kutsuta, see dokument on omadega läbi, on tagasi lükatud ja selle kommentaari põhjal võib siis see, kes kooskõlastusringi algatas ja seda kinnitust küsis, saab võib-olla mingit vajalikku infot, võib dokumenti muuta ja uue versioonina üles laadida.
ja kui ta seda teeb, siis uut versiooni saab jälle omakorda saata kooskõlastusringile, et ei pea olema täiesti eraldiseisev dokument süsteemis, vaid võib olla lihtsalt uus versioon, et iga versioon on eraldiseisvalt kooskõlastatav. Ja kui ma selle kinnitaksin, siis järgmiseks kutsutaks Jane. Lähme tagasi töölauale, vaatame, milline näeb välja teadmiseks. Töövoog klõpsame siia peale ja siin ei ole mul muud teha. On mul instruktsioon, mida ma pean tegema. Saan siis jälle eelvaadata seda dokumenti. Ja kõik, mida teha saan, on märku anda, et võtsin selle teadmiseks. Kui ma allapoole kerin, siis ma näen ka kõiki dokumente, mis ootavad, millele mina ootan teiste allkirja. Kõike, mis mina olen siis algatanud kooskõlastuse ja ootan parasjagu teiste otsust ja mida ma siis soovin, et teised teadmiseks võtaks. Samuti on mul siis minu otsuste ajalugu siin üleval. Klõpsan peale ja näen siis kõike, mis ma olen kunagi tagasi lükanud, heaks kiitnud, allkirjastanud, teadmiseks võtnud. Ühesõnaga, kogu see ajalugu on kenasti siin. Samuti on olemas siis ajalugu minu algatatud töövoogudest. Üks metaandme liik, mida ma ei näidanud, on dokumendi number. Ma näitasin küll seda välja ja mainisin, et see tuleb automaatikaga, aga ma ei näidanud, kuidas seda üles seada. Niisiis, igas kaustas, ja kui ma nüüd vahetan jälle näiteks minu ettevõtte OÜ vastu, siis ma näen, et siin finantskaustas on ka kenasti, või projektid, või personalkaustas. Näiteks personalkaustas on kenasti näha, et on mingisugune number tõesti dokumentidel, mis on individuaalne, aga samas mingisugusel sarnasel kujul. Et mis tahes kaustas, olgu ta peakaust või alamkaust, on siis võimalik klõpsata nupule loendur ja siin on näha, et see põleb, see tähendab, et on aktiivne loendur. Personali dokumendid on meil registri nimi ja skeem, mille saab siis ise ehitada. Et see skeem saab koosneda nii staatilistest elementidest nagu siin, näiteks 3.1 personal, et see pannakse alati kõigile numbritele külge ja edasi on siin dünaamiline osa. Dünaamilisi elemente saab siis siit nimekirjast valida, olgu ta siis järjestikune number, kaustanumber või siis ajapõhine element kuni sekunditeni välja. Saab selliselt siis koostada, siin eelvaates on kenasti näha, kuidas see kõik kokku tuleb, ma võin seda kuju muuta täpselt selliseks, nagu ma tahan. Järjekorda nendel elementidel ja üldse see, mida ma kasutan, loomulikult on kõik minu valik. Ja siia lõppu on siis mul valitud see järjestikune number, nii et see on see unikaalne number siia lõppu. Ma saan ka valida, milline järgmine number tuleb, kui ma millegi pärast tahan seda käsitsi nii-öelda üle kirjutada. Saan valida, kas ainult failid süsteemis siis numereeritakse või siin kaustas, või ka kaustad, et ka kaust võib ju olla üks dokument, mis koosneb paljudest failidest ja sel juhul ma võiksin määrata, et ma tahan, et ka kaustad siin, et neid koheldakse sarnaselt failidega, et ühed dokumendid kõik. Saan valida, kas seda numereerimist nullitakse iga-aastaselt või mitte ja kas see kohaldub ka alamkaustadele see numeratsioon. Nii et kui nüüd keegi, kellel iganes siia ligipääs on, siia mingid failid laadib, siis me näeme, et kenasti kõigil nendel tuli siis järjestikune ja tänase kuupäevaga antud juhul siis number siia külge. Nüüd otsing. Parema näite jaoks ma vahetan jälle ettevõtet siia ja otsing on meil kahetasandiline. Esiteks, kui ma hakkan siia midagi kirjutama, siis süsteem juba pakub reaalajas otsingu tulemusi. Aga kui ma tahan teha süvaotsingut, siis ma klõpsan siia või vajutan enterit ja saan ennast otsingu vaatesse, kus on hulga rohkem tulemusi. Nii, siin on nüüd päris palju tulemusi sellele invoice'ile, sest antud juhul otsitakse seda sõna kõikjalt. Ma võin seda piirata ka ainult faili nimega, ainult kausta nimega, ainult metainfoga, ainult dokumendi sisuga, mis on siis 100% see OCR sisuotsing, või märkmetega. Ma võin teha ka fraasiotsingu, näiteks panen siia jutumärkidesse data protection laws ja nüüd süsteem otsib täpselt sellist fraasi, täpselt sellisel kujul peab kusagil siis sisalduma see. Kui me dokumendile peale klõpsame, siis me näeme, et ei dokumendi nimes ega siin metaandmetes kusagil midagi sellist ei ole, et järelikult see fraas on dokumendi sisus. Klõpsame siia peale ja vaatame eelvaatest, et tõesti data protection laws on siia kirjutatud. Ja ma tean, et selles dokumendis on ka EEA.
Nii et kui ma näiteks tahaksin otsida data protection laws ja samas dokumendis peab olema EEA, siis ma teeksin nii, pluss EEA. Ja kui ma nüüd otsin, siis ma leian täpselt ühe faili, kus tõesti on olemas nii data protection laws kui ka EEA. Või kui ma näiteks kasutan siin miinust, siis ma välistan EEA. Seal peab olema data protection laws, aga ei tohi olla EEA-d. Leidis jälle ühe faili, aga seekord teise. Et kui me siit vaatame, siis EEA-d siin kusagil ei paista, aga data protection laws on kenasti kirjas. Ma võin avada ka täppisotsingu, siis otsida konkreetsest kaustast ja kuupäeva vahemikust, mingite märksõnade, allkirjastajate, mingi konkreetse dokumendi numbriga. Ühesõnaga, kõiki neid ma võin siis kas kombineerida või kasutada eraldiseisvalt. Ja see meta siin on siis minu enda loodud metaandmeväljad. Kui me need lõime, siis ma mainisin, et otsingus on nende kasutamine väga kasulik ja siin on hea näide sellest. Näiteks olen ma loonud ühe metaandmevälja, mille nimi on lepingu väärtus. Ja ma ütlesin süsteemile, et tegemist on numbriga. Ja seetõttu oskab ta mulle nüüd otsingus pakkuda, et kas see on täpselt, ei ole, on alla, on vähemalt, paneme, et see peab olema vähemalt 500. Ja samal ajal näiteks ütleme, et kliendi nimi peab sisaldama Johni. Ja näiteks mingisugune kuupäev, meie enda loodud kuupäev, date live, on näiteks laivi minemise kuupäev, ei tohi olla eile, aga kõik muu sobib. Ja näiteks on siin loodud ka üks märkeruut, checkbox, mille nimi on paid, makstud, nii et see peab olema näiteks märgistatud. Ja ma saan kõiki neid siin nüüd korraga kasutada ja otsida kõike, mida ma tahan leida. Ma kustutan praegu mõned parameetrid ära ja jätame näite jaoks ainult, et lepingu väärtus peab olema vähemalt 500 ja vaatame, mis juhtub. Tuli üks dokument, klõpsame talle peale ja näeme, et lepingu väärtus on 738 ehk tõepoolest üle 500. Nii et selline kontekstuaalne otsing erinevate andmetüüpidega on täiesti võimalik ja kõik, mida te soovite leida, on võimalik siis leida. Nii, see oli siis otsing, rääkisime metaandmetest ja töövoogudest ja detailvaatest, aga nüüd, kuna ma olen administraator, saan teile näidata ka admin tööriistu. Esimene samm nendest on töölaud ja raportid. Siin ma näen siis organisatsiooni üleselt ehk kõigi andmete seast kõiki dokumente, mis on duplikaadid. Ja antud juhul me näeme, et 63 duplikaati on sellest failist. Klõpsame talle peale ja siis me näeme kõiki reaalselt, mis need duplikaadid on. Ja nagu näete, isegi kui faili nimi on erinev, aga sisu on identne, siis märgistatakse kui duplikaat, sest süsteem võrdleb faili räsisid. Kõik dokumendid, mis organisatsiooni sees on parasjagu kooskõlastuse ootel. Näeme, millal töövoog on algatatud ja kelle kord järgmine samm ettevõtte on. Näeme ka kõiki dokumente, mille säilituse lõpp on siis lähema 30 päeva jooksul. Kõiki, mille aegumistähtaeg on ületatud või see on 30 päeva jooksul tulemas. Näiteks siin on näha, et ühel dokumendil on, mõnel dokumendil on see aegunud 9 päeva tagasi ja mitte ainult siis jälle üksikfailidel, vaid ka üks terve kaust on endale saanud külge aegumistähtaja ja aegunud 4 kuud tagasi. Ja kõikide failide raport. Kõiki neid raporteid on võimalik Excelisse, OpenOffice'isse, CSV ja PDF faili alla laadida. Ja kui seda nüüd kõigi faili raporti puhul teha, siis ei ole siin mitte ainult need 3 tulpa, vaid ka kõik teie enda loodud metaandmed ja sisuliselt kõik, mida süsteem teie failide kohta teab, on siis seal dokumendis kirjas. Halda kasutajaid. Kasutajate lisamiseks on meil 2 üldist viisi. Kui teie organisatsioon kasutab Azure Active Directory't või Oktat, et oma kasutajaid tsentraalselt hallata, siis need integratsioonid on sisse ehitatud ja selliselt on võimalik siis süsteemis kasutajaid luua ja eemaldada ehk sünkroniseerida. Ja lisaks või samal ajal kasutamiseks saab ka käsitsi neid siis juurde lisada. Et selle jaoks siis klõpsan siia pluss kasutaja, panen tema emaili aadressi natuke infot, klõpsan loo kasutaja, mis peale saadetakse siis kasutajale kutse teie tiimiga liituda. Kõik, mida ta tegema peab, on klõpsama seal kutses olevale lingile, et valida enda parool. Seejuures see, kui keeruline parool peab olema, on teie administraatorite määrata, et te saate siis selle keerukuse siin
ise määrata, oma paroolinõuded jõustada ja nõuda ka näiteks 2-faktorilist autentimist kõigilt kasutajatelt, mis muidu oleks siis vabatahtlik neil. Kui nüüd kasutaja oma parooli loob ja esimest korda sisse logib ja me talle mitte midagi muud jaganud ei ole, siis vaikimisi on talle ligipääsetav ainult üks kaust, tiim. Nii nagu iga teistki kausta saab muidugi selle nime muuta. Siin võib hoida siis mingisuguseid galeriisid, CVI-sid, firmapoliitikaid, midagi, mida on kõigile asjakohane ligi pääseda ja näha. Kui te aga absoluutselt kindlasti ei taha, et teil üldse üks selline täiesti ühine kaust on, siis te saate selle ka välja lülitada siit. Nüüd kasutaja on lisatud, ütleme, et tal on sellele tiimkaustale ligipääs, aga ma tahan, et ta saaks ka muudele asjadele ligi. Selle jaoks ma siis valin ressursi ja annan konkreetsele ressursile ligipääsu. Vahetan jälle korraks minu ettevõtte OÜ vastu, et meil oleks eestikeelsem materjal siin. Näiteks tahan, et sellele finantskaustale pääseb keegi ligi. Klõpsan siia, jaga. Ja näen, et raamatupidajate kasutajagrupile ja Janele isiklikult on see juba muuti õigustes ligipääsetavaks tehtud. Valime mõne muu. Lepingud. Jaga. See peakaust ei ole veel kellelegi jagatud, mis on meie näite jaoks võib-olla parem. Niisiis, ma saan selle nüüd valida, jagada kas kasutajagrupile või konkreetsele kasutajale või loomulikult mõlemale. Ütleme, et sellele võiks ligipääs olla tennisel. Meil on 4 õiguste taset, mida siis tennisele saab anda. Kõige madalam tase on ainult üleslaadija. See tähendab, et tennis saab küll kausta minna, aga ta ei näe midagi, mida teised seal on loonud. Teiste loodud ja üles laetud failid ei ole talle nähtavad. Ta saab ainult ise lisada faile. Need asjad, mille tema lisab, need jäävad talle küll nähtavaks, aga ta ei saa neid kuidagi muuta ega enam alla laadida. Eelvaade on siis, mida ma põgusalt kirjeldasin, et on võimalik süsteemi sees failidega tutvuda, avada need eelvaated, aga mitte alla laadida, printida ega kopeerida sellest dokumendist. Vaataja võimaldab allalaadimist ja eelvaadet, aga mitte muudatusi süsteemis ja muutja on siis täisõigused vastavas kaustas. Ütleme, et tennisel võiks olla siin, miks mitte siis muuti õigused, klõpsame siia jaga ja nüüd on tennisel ligipääs olemas. Me saame siia lisada inimesi, näiteks ütleme, et John Smithil võiks olla siin eelvaate õigus, mille me muuseas nagu iga õiguse saame panna ka automaatselt aeguma. Valime siit mingi kuupäeva, ütleme, et 10. oktoobril võetakse tal need ligipääsud küljest ära. Nii et nüüd on meil tennis muuti õigustes ja John Smith eelvaate õigustes vastavas kaustas. See oli siis peakausta jagamine, aga loomulikult on võimalik jagada ka alamkausta. Niisiis alamkaustade jagamiseks valin selle kausta ja klõpsan lihtsalt jagamise ikoonile. Ja täpselt sama loogika. Võin valida siit kasutajagruppe, konkreetseid kasutajaid, anda erinevad õigused ja välja jagada. Ja samamoodi ka üksikfailide ligipääsu andmiseks ma lihtsalt valin selle konkreetse faili, näiteks siin see agreement ja klõpsan sellele jagamise ikoonile. Nii et üks viis inimestele ressursid ligipääsetavaks teha on valida siis konkreetsed kaustad, alamkaustad või midagi või ka üksikfailid ja anda siis nende juures konkreetset ligipääs. Aga teine võimalus on teha seda märksõnade põhiselt, mille kohta võite ka mõelda, et see on siis näiteks liigipõhine, dokumendi liigipõhine jagamine. Niisiis on esiteks võimalik luua märksõnad dokumentidele. Kui ma konkreetsele dokumendile peale klõpsan, ma näen, et muuda vaates on mul siis võimalik märksõnad kirjutada siia ise. Kui ma siia peale klõpsan ja hakkan midagi kirjutama, siis süsteem juba pakub siia neid märksõnu, mis on kasutusel. Me näeme, et on finantsmärksõna kasutusel ja siit väikese nihkega näete, et see arved on tegelikult finants peamärksõna, alammärksõna. Nii et ma võin selle märgistada näiteks kui finants või kui arved või näiteks lepingud või kõik korraga. Ütleme, et paneme talle siis külge ainult selle arvete märksõna. Salvestame ära. Ja nüüd see märksõna on siis kenasti siin olemas dokumendil küljes. Ja kui ma tahan, siis ma saan seda märksõna ka välja
kuvada kaustavaates, et võib-olla ma siin kuskil olen seda teinud, jah, projektide all näete, et märksõnad ongi valitud, kui mäletate siit tulpade alt, siis on valitud, et need välja kuvaks ja siin on üks arved ja finants ja lepingud näiteks juba märgistatud. Ja samamoodi ma saan ka kausta märgistada, näiteks öelda, et see kooskõlastatud dokumendid, lähen muuda vaatesse ja lisan märksõna, minu poolest näiteks lepingud ja salvestame ära. Nii, nüüd on meil märksõnastatud mõned ressursid, mõned kaustad, mõned failid. Ja mina kui administraator saan nüüd klõpsata veel tööriistu ja minna siia metainfo vaatesse. Esiteks, siin näeb administraator kõiki ise loodud metaandmevälju, mis siis ettevõttes on kasutusel. Kõik need on siis minu kasutajate poolt loodud. Siin näeb, missugust tüüpi infoga on tegemist ja on võimalik ka siis need hallata, et näiteks automaadi asukoht, klõpsan siia muuda, et siis ma saan siia variante juurde kirjutada või üldse sõnastust muuta. Aga see, mis meid praegu huvitab, on see märksõnad siin üleval. Klõpsan siia peale ja näen, et finantslepingud ja töölepingud on siis 3 peamärksõna minu süsteemis. Kui ma finantsile peale klõpsan, näen, et selle all omakorda on üks alammärksõna nimega arved, aga neid võiks olla veel mitu. Aga veel ma näen, et see märksõna, finantsmärksõna, on siis küljes 2 ressursil, ühel kaustal ja ühel konkreetsel dokumendil. Kui ma arvetele klõpsan, näen, et see märksõna on küljes 2 dokumendil. Ja nüüd on võimalik siis jagada sellise märksõna põhiselt siit samast. Näiteks finants. Näete, et see on juba sinine, see tähendab, see on juba välja jagatud. Näeme, et raamatupidajatele muuti õigustega on siis kõik, mis on täägitud või märksõnastatud kui finants, on automaatselt ligipääsetav raamatupidajatele. Ma võin siit ka valida, et mitte finants, aga ainult arved selle all näiteks on kellelegi ligipääsetavad. Ja sama loogika, et siin on siis võimalik selliselt ka ligipääse anda. Ja kui me nüüd klõpsame valda kasutajaid vaatesse, siis me näeme esiteks siin kõiki kasutajaid, kelle me oleme süsteemis loonud enda kasutajaks määranud ja neile peale klõpsates me näeme ka, millele konkreetselt neil siis ligipääs on. Näeme, et sellele konkreetsele kasutajale on jagatud eraldiseisvalt selline finantskaust välja talle personaalselt. Lisaks, kuna ta on kasutajagrupi raamatupidajad ja projekt A tiimliige, siis on laienevad talle ligipääsud nendele. Ja kuna ta on meie tiimiliige ehk meie kasutaja, siis tal on sellele tiimkaustale ligipääs, nii et hästi ülevaatlik ja läbipaistev süsteem. Lähme siia halda kasutajagruppe vaatesse. Siin on siis näha kõik kasutusel olevad loodud kasutajagrupid. Ma võin neid luua ja nendesse siis omakorda määrata nii konkreetseid kasutajaid kui ka kasutajagruppe. Ja siin me näeme, et sellele kasutajagrupile on jagatud terve see kaust ja lisaks terve märksõna finants. Nii et ka siin on läbipaistvus täiesti olemas. Kedagi siis juurde lisades, klõpsan siia lisakasutaja, valin ta nimekirjast, kui ta peaks kasutajagrupist eemaldatama, siis eemaldan ta siit. Kui inimene läheb töölt ära, siis kas üle selle tsentraalse kasutajate halduse või kui seda kasutusel ei ole, siis klõps siia ja eemalda ligipääs kõikjalt ja mis iganes oli neile ligipääsetav, enam ei ole. Niisiis vaatasime üle siin töölaua, halda kasutajaid, halda kasutajagruppe ja ka metainfo. Vaatame prügikasti. See on siis ka administraatori tööriist, ehk et seda näevad ja saavad kasutada ainult administraatorid. Kui mõnel kasutajal ka on muutja õigus, nii et ta tõepoolest midagi võib kustutada, siis läheb see esmalt prügikasti, mida näevad ainult administraatorid, kes saavad vajadusel ressursi taastada või siis lõplikult kustutada. Kui ma klõpsan siia veel tööriistu, siis on siin veel üks jaga. Aga see nüüd on kogu minu konto või minu ettevõtte jagamine. Kui ma siia peale klõpsan, siis ma näen, et jaga rolli minu ettevõtte OÜ. Et ma võin siis teha kõik, mis mul on ligipääsetavaks veel kellelegi teisele. On näha, et siin juhtkonna kasutajagrupile ja konkreetsele inimesele on siis see ligipääs antud. Ja kui ma sellel tasemel, selle rolli tasemel annan muutja õiguse kellelegi, siis saab temast administraator. Nii et administraatoreid võib olla nii palju, kui te iganes soovite. Ta peab olema kasutajasüsteemis ja peale seda, kui talle anda nüüd selle rolli põhiselt
tervele rollile siis ligipääs muutja õigustes, siis ta saab kasutada ka neid admin tööriistu, näeb kõike, saab kõike teha. Ülevaade ligipääsudest. See nimetab siis kõik kasutajad, kellel mingigi ligipääs teie süsteemi on ja ka kõik avalikud lingid. Mis asi on avalik link? Mis tahes ressursi puhul, näiteks selle üksik faili puhul, kui ma klõpsan jagamise ikoonile, siis on mul siin veel üks valik, avalik link. Kui ma selle võimaldan, siis süsteem genereerib unikaalse veebiaadressi, kust näeb seda konkreetset faili siis, kes iganes, kes seda linki teab. Ta ei pea registreeruma. Ja selleks ligipääsuks on olemas kas eelvaate või allalaadimise õigus, muutja õiguseid mittekasutajatele ei ole. Et kui ma nüüd võtaksin selle ja avan uue privaatakna, nii et ei ole sisse loginud ühegi kontoga, siis me näeme, milline see vaade siin oleks. Antud juhul on ta siin ingliskeelne, aga muidu Eesti konto alt võib olla eestikeelne. On võimalik siis alla laadida, eelvaadata seda dokumenti. Ja kui keegi seda tõepoolest teeb, siis isegi kui ta ei ole registreerinud kasutaja, siis nüüd lähme vaatame uuesti siia, konkreetse dokumendi alla, kerime kontrollijälge ja siis me näeme, et minu IP aadress ja see aeg, millal ma seda nüüd tegin, selle eelvaate avasin, on siiski salvestatud, nii et selline väike analüütika on teil ka olemas. See on hea selle jaoks, et kui te näiteks ka mingisugused aastaaruanded või midagi tahate veebilehel avalikustada, siis te võite hoida seda ikkagi oma tsentraalses süsteemis dokumenti ja lihtsalt sellise avaliku lingi läbi siis välja jagada, mis annab teile selle läbipaistvuse ja teiseks kõik teie asjad on ühes konkreetses kohas ja te näete kõike nii statistikat kui muud ühest kohast ja saate kontrollida seda, kas dokumendile on kellelgi ligipääsud või mitte. Sest kui te nüüd uuesti siia muudale klõpsate, siis te saate alati selle välja lülitada ja iga kord, kui te selle välja ja sisse uuesti lülitate, siis eelmine link kaotab kehtivuse. Ja samamoodi on võimalik siis ainult eelvaate õigus ka anda sellise lingi läbi, mis tähendab, et alla laadida kasutaja või ka mitte kasutaja siis selle lingi läbi ei saa, vaid näeb ainult seda süsteemi eelvaadet. Nii, ja nagu öeldud, ülevaade ligipääsudest all on siis näha kõik hetkel aktiivsed avalikud lingid, nii et administraatoritel on ka siin hea ülevaade ja saab siis sulgeda need, mida enam ei ole vaja avalikult jagada. Loendur, siin on siis kõik meie registrid ja konkreetsele peale klõpsates näeme siis registri väljavõtet kõigist dokumentidest, mis vastavalt on siis numereeritud ja on võimalik siis Excelisse alla laadida neid raporteid. Ja siin see logi on jälle konto taseme logi või siis minu ettevõtte taseme logi. Et ma näen siin kõike, mida iganes keegi on teinud siis kas kasutaja või ka mitte kasutaja, nagu siin sellest IP-aadressist näete, on minu süsteemi all teinud. Võin alla kerida ja täpselt näha, et siin on päris palju neid tegevusi olnud. Aga see on ideaalne viis raportite genereerimiseks. Näiteks võin ma võtta välja raporti kõige kohta, mis toimus augustis. Filter, 2 asja ainult. Okei. Ma võin siia lisada veel parameetreid, näiteks konkreetse kasutaja, mida see kasutaja on teinud augustis, või siis tegevuse järgi. Näiteks, nagu te näete, see nimekiri on päris pikk, nii et kõik on kaetud. Kõik asjad, mis lisati, kas konkreetse kasutaja poolt või üleüldse süsteemi eelmine kuu, mis duplikeeriti, mis kustutati, taastati, alla laaditi. Vaatame näiteks, mis asjad on alla laaditud alates juunist. Mitte midagi. Aga 4. jaanuarist jälle mitte midagi. Siiski. Ja, on IP-lt ehk, et mitte kasutajad on alla laadinud mingeid asju, ju siis oli avalik link, või siis konkreetne kasutaja John. Nii et kõigi tegevuste kohta, näiteks kõik kooskõlastused, mis on algatatud või katkestatud või dokument, mis sai kenasti kooskõlastatud või tagasi lükatud, kõige kohta on võimalik siis raport võtta ja alla laadida Excelisse. Nii. Duplikeerimist ma näitasin, et selline tegevus on olemas siin logi all, aga jah, et kui te soovite mõnda näiteks kaustastruktuuri duplikeerida, siis te võite seda väga lihtsalt teha, et te märgistate mingisuguse kausta või dokumendi ja klõpsate duplikeeri nupule ja valite siis selle koha, kuhu te tahate seda duplikaati tekitada. Ja samuti on see siis võimalus selle jaoks, et kasutada mingit
mingeid malle, näiteks kui teil on Wordi või Exceli või PowerPointi mingisugune template, siis te saate seda süsteemis hoida ja kui tahate kasutada, siis klõpsate siia, duplikeerite ja hakkate duplikaati muutma. Veel on võimalik süsteemis hoida välislinke. Nimelt, kui teil on mingisugused koolitusmaterjalid või artiklid teist või mis iganes asub kusagil, no mida te ei saa lihtsalt konkreetselt siia folderite endal tõsta, vaid see ongi kusagil väljaspool asuv ressurss, siis te saate sellele viidata selliselt, et klõpsate siia, lisalink, panete lingile nime, kleebite siia tema interneti veebiaadressi ja valite, et kas see link avaneks siis uues brauseri aknas või iFrame'is. Ja ma näitan, mida see iFrame tähendab. Siin lingi kogus on mul loodud mõned lingid, näiteks Rick Astley YouTube'i video või rahulolu küsimustik. See on siis see, mida ma näitasin ka, Google Forms. Ehk et tegelikult on need siis kusagil väljaspool asuvad ressursid, aga ma olen valinud nad siis sellise väikese akna läbi kuvada siin justkui süsteemi sees. Kui ma nüüd dokumendi nimele klõpsan, siis ma näen, mis on tema tegelik aadress, kuhu ta viitab, näen, kes on interakteerunud sellega siin süsteemi sees ja saan sellele ka meeldetuletusi seada, seda jagada süsteemis ja nii edasi. Ja nagu öeldud, saab seostada kõiki ressursse omavahel. Näiteks ma võin öelda, et näiteks see sama arve, see peaks olema seotud millegagi, siis ma kerin alla poole ja seostatud ressursside alt klõpsan sirvi ja valin näiteks hoopis mõne välislingi, et võtame siit lingi kogust, no see peaks selle Rick Astley videoga olema seotud, see arve, et klõpsame salvesta ja nüüd on see seos olemas ja nagu öeldud, et kui me nüüd kooskõlastusringi algatame, siis ma võin näidata inimesele ka siis metaandmeid ja seostatud ressursse. Nii, mida veel saab süsteemis teha? Üks oluline asi, mida ma juba siin mitu korda olen kasutanud, ongi see, et ma saan erinevate ettevõtete vahel niimoodi klõpsida. Et ühel peakasutajal, mitte lihtsalt administraatoril, vaid nüüd peakasutajal, saab olla siis mitu ettevõtet, millele ta ise valib, kes veel ligi võiksid pääseda. Näiteks ma olen siis hetkel minu ettevõtte OÜ all, kui ma klõpsan My Second Company peal ja siin konto all on kõik jälle teistmoodi. Need failid siin ei ole samad, kaustad ei ole samad ja kui ma lähen halda kasutajaid alla, näete, et siin ei ole ühtegi kasutajat, kuigi meie ettevõtte all ju olid mõned kasutajad. Nii et ka kasutajad võivad olla erinevad, nad võivad ka olla samad, täpselt nii nagu peakonto ja siis administraatorid otsustavad. Ka administraatorid saavad siis olla erinevad, sest kogu see admin tööriistade plokk on individuaalne iga ettevõtte all. Nii et kui ma lähen siia My Second Company alla ja vaatan, kes siin on administraator, siis siia ma ei ole veel ühtegi administraatorit lisanud. Ja inimene, kellel on mitmele grupi ettevõttele näiteks ligipääs, ei pea registreeruma 2 korda, vaid samamoodi ta kasutab seda ühte kasutajat ja kui ta sisse logib, saab tema ka siis klõpsata siit ja valida vastava profiili all või ettevõtte all, mida ta teha tahab. Aga peakasutaja saab siis minna siia halda rolle ja luua uue ettevõtte pesa selliselt. Ja see isegi ei maksa midagi ekstra. Kui ettevõtte enam ei taha folderiti kasutada, saab ta alati kõik oma asjad kenasti alla laadida, nii ilusti failid, kaustad, täisstruktuurid kui ka metaandmed väga mugavalt ja loogiliselt. Olemas on API, nii et kui teie arendaja või kui te meilt soovite midagi tellida, mingeid spetsiifilisi integratsioone või erilisi töölaudu, ja siis API on selle jaoks olemas. Teavitustest on meil siis individuaalselt võimalik igal kasutajal võimalik valida, missuguse süsteemi tegevuse kohta ta tahaks saada teavet. Näiteks kui keegi kustutab mõne faili, võib-olla ma tahan selle kohta kohe e-maili saada. Ja muidugi ainult nende ressursside piires, millele mul ligipääs on või ei taha. Ja kooskõlastusringi teavitused on võimalik siis siit valida ka näiteks, et kui keegi töövoos, kus mina osalen, aga ma tahan ka teiste otsuseid kuulda, siis ma lülitan sisse selle, et mulle kohe selle kohta saadetaks. Ja grupina saatmine tähendab seda, et kõigepealt defineerite grupi, näiteks igal esmaspäeval kell 9 tahate saada kõigi nende tegevuste kohta kord nädalas siis näiteks või kord päevas e-maili. Aga muidugi saab kenasti töötada üle oma töölaua, eriti kui on väga palju siis kooskõlastuse kutseid, siis ilmselt ei soovi neidki saada meili teel, vaid pigem töötaks just üle selle töölaua.
ja profiili all saab iga kasutaja siis ise valida, mis keeles ta tahaks süsteemi kasutada. See siis teisi ei puuduta, nii et Eesti, Läti, Leedu, Soome, Poola, Portugali, Saksa ja nii edasi variandid on olemas ja igaüks leiab siis endale kõige sobivama neist. Ja selline ongi Folderit. Loodetavasti teile meeldis, loodetavasti tundus lihtne ja loogiline. Igal juhul olete väga teretulnud meiega ühendust võtma, saame rääkida, saame veel teile eraldi demo teha, asju arutada ja loomulikult olete väga teretulnud Folderiti platvormile.